järgne meelelahutuslikum seltskondlikum pool ja on väga hea meel teid siin näha nii palju ja te olete juba asjast väga õigesti aru saanud. Tundke ennast hästi, võtke suupisteid ja joogipoolist ja rääkige juttu. Mina paluksin, et need inimesed, kes on võtnud tõlkeseadmeid, aidake neil need tõlkeseadmed tagastada siia lava kõrvale. Mutta inglise keelessä ka. Those who have the interpretation devices still with them, please be so kind to return them next to the stage over here. Ja see on viimane ametlik teadaanne, sellepärast, et nüüd ma paluksin lavale Tiia ja Kati, kes tahavad omalt poolt ka üht-teist öelda. Palun! Kallid kutsesüsteemi sõbrad, kallid kutsekoja sõbrad, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma niimoodi teid nimetan, sest ainult tänu teile on kutsesüsteem ja meie lihtsalt esindusnägudena täna teie ees laval 20. juubeliaastat tähistamas. Sama võrra, kui meie oleme täna saanud Katiga tänusõnu kutsesüsteemi üles või väljatöötamise eest, sama võrra kuuluvad need tänusõnad kõigile kutsekojas ja kaubanduskojas, kutsesüsteemi, kutsereformi grupis ja kutsekojas töötanud inimestele, kes on täna ka siin saalis. Kas ma tohin paluda, et me teeme neile aplausi? Me oleme Katiga saanud täna väga palju tänusõnu selle eest, et päev oli vahva, oli sisukas ja sai kaasa palju mõtteid. Tegelikult tahame me suure tänu selle eest öelda oma konverentsi korraldustiimile. Teeme palun neile ka ühe aplausi. Ja kõige suurema aplausi, head sõbrad, ma tahaksin teha teile. Sest uskuge või mitte, kutsesüsteemis on igast ühest teist tükike. Ja kui täna meile Katiga on öeldud seda, et kutsesüsteemil on vedanud, et seda veavad eest sellised sihikindlad ja säravad naised, siis kutsekoja poolt võin ma kindlalt väita seda, et need inimesed, kes käivad meie majas kutsesüsteemi üles ehitamas, on oma ala fanaatikud. Nad oma kutseala arendamise eest valmis minema kas või läbi seina, vahest me peame neid kinni ja tagasi hoidma. Ja meile pannakse ette, et miks te kõikidele kutsetele kutsestandardid teeme, aga valdkonna inimesed tahavad. Et ma palun teid väga, teeme ühe aplausi kõigile teile, kes on täna siin teie kõrval. Meil on suur au olla oma väikese juubeliga, kutsesüsteemi 20. aastapäevaga teie ees laval sellisel tähtsal aastal nagu Eesti Vabariik 100. Aasta alguses mõtlesime kutsekojas, et kuidas seda väärikat tähtpäeva tähistada ja meie heal kolleegil Georgil tuli hea mõte, et teeme sellise kampaania 100 Eesti kutset. Ja aasta vältel sai Facebooki lehel ära arvata 100 erinevat kutset kutseregistrist. Ja see tõi kaasa selle, et iga äraarvaja sai arvajate seas loositi välja auhind, iga kutse eest sai vahva auhinna, milleks oli Eesti taskutarga mäng. Ja lisaks sellele, et kutsetest saadi teadlikumaks, oli selle kampaania eesmärk ka kasvatada siis teadlikkust kutseregistrist ja kutsekoja kodulehest. Ja selles mõttes oli meie kampaania edukas, et Facebooki jälgijate arv on suurenenud 2/3 võrra selle aastaga. Ja Facebookist meie kutsekoja kodulehele siirdujate arv samamoodi ja käesoleval aastal on meil unikaalseid külastusi olnud kutsekoja veebilehel 1 100 000 ja peale. Et me ise arvame, et see on päris tore number. Kui 100 Eesti kutset eesmärk oli populariseerida kutseid ja teadlikku karjäärivalikut, siis käesoleva aasta kutseandjate kvaliteedikonkursi
ja kutseandjate tunnustamise konkursi sidusime me samamoodi kutsetunnistuste populariseerimisega. Jah, ja tähti ja meil on aeg edasi liikuda meie heade koostööpartnerite tunnustamise juurde. Ja nii nagu Tiia ütles, siis sel aastal on meie tunnustamise teemaks tublid kutseeksamite, kutsetunnistuste populariseerijad. Selle tarbeks oli, et nominandid välja valida, oli meil pea 3 aastat või rohkem üleval veebipõhine küsitlus. Võimalik oli kandidaate kõigil esitada sinna ja neid kandidaate esitati päris rohkelt ja meie tiimi keeruline ülesanne oli siis välja valida 6 nagu kõige silma torkavamat kutse populariseerijat omal alal. Ja siin on teie ees loetelu nendest kutseandjatest, kes seekord tunnustuse pälvisid. Et me palume üks siin järjest tulla lavale, siia kohe korraga seisma, siis järgmiste kutseandjate esindaja. Eesti Noorsootöö Keskus. Eesti Hotellide Restoranide Liit. Eesti Turvaettevõtete Liit. Eesti Ehitusinseneride Liit. Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda. Ja maaklerid. Head kutseandjad, kes te olete nii suurt ja head tööd teinud selleks, et teie poolt välja antavad kutsetunnistused tõepoolest omaksid väärtust ja kaalu ja oleksid tuntud ja tunnustatud. Me väga-väga täname teid selle töö eest, mis te olete populariseerimise vallas teinud ja õnnitleme selle tunnustuse saamise puhul sel aastal. Lisan veel juurde, et te kõik saate lisaks sellele tahvlile ka sellise elektroonse märgi, mille te saate oma kodulehele üles riputada. Tänud teile, palju õnne! Selle me saadame.